Arutame edasi. Meiega on liitunud Laura Wells, vabakutseline ajakirjanik Türgist. Laura, väga hea meel sind siin i24 News Englishis tervitada. President Trump ütleb NATO liitlastele, et nad peavad võtma rohkem vastutust oma enda julgeoleku eest. Kuidas kasutab Türgi seda sõnumit, et väita, et teda tuleks pidada üheks alliansi keskseks sõjaliseks jõuks? Türgi on NATOs suuruselt teine sõjavägi, nii et see on neil olemas ja Trump tunnistas seda fakti kindlasti. Nagu sa ütlesid, ostsid nad S-400 raketitõrjesüsteemi Venemaalt. See juhtus pärast seda, kui nad üritasid osta Patriot-süsteemi Ameerika Ühendriikidelt, kuid nad pidasid väga kõvasid läbirääkimisi, püüdes saada tehnoloogiat ja kogu süsteemi Türgi kontrolli alla. Raytheon ei olnud sellega nõus ja see oligi üks takistusi. Nii nagu Erdogan teeb, mängis ta erinevaid jõude üksteise vastu välja ja ta ütles, et hästi, kui te ei luba mul seda Patriot-süsteemi osta, siis ma võtan selle asemel võrreldava S-400 Vene süsteemi ja täpselt nii ta tegigi. Sel hetkel kehtestasid Ameerika Ühendriigid CAATSA sanktsioonid. See on kongressi akt, mis kehtestab sanktsioonid igale riigile, kes ostab Venemaalt teatud tooteid, näiteks kaitsetehnikat. Nüüd on riike, kellele on selle kohta erandeid, eriti 2. India ja selle erandi saamiseks tegi kongressis ettepaneku esindaja Ro Khanna, kuid selle üle hääletas kongress. Teine riik, kellel on samuti erand, on Kreeka, sest Küpros omas varem S-300 varasema põlvkonna raketisüsteemi. Ameerika Ühendriigid ütlesid, et nad peaksid selle andma Kreekale pärast seda, kui Türgi kaebas, et Küpros võib seda kasutada Türgi vastu. See oli Ameerika Ühendriikide kompromiss. Nüüd hakkab Kreeka ostma F-35 lennukeid. Nii et Türgi väidab, et nemad on NATOs ja neil peaksid olema samad kokkulepped nagu sellistel riikidel nagu Kreeka, mis on NATO liige, ja India, mis ei ole. Laura, Erdogan ütles ka, et Türgi liigub selle suunas, et saavutada NATO 5% kaitsekulutuste eesmärk aastaks 2030. Ja ta paneb veel $24 miljardit teraskupli õhutõrjeprojekti. Miks rõhutab Ankara praegu teraskuplit nii palju? Milliseks ohuks Türgi valmistub? Ma ei usu, et see on niivõrd vahetu oht. Kuigi, nagu sa tead, on Iisrael ja Türgi vahetanud teravaid sõnu ning nimetanud teineteist ohuks. Siiski oleks väga ebatavaline, kui see kunagi päriselt otseseks sõjaks kujuneks. Ma arvan, et Türgi soovib tegelikult luua veelgi suurema ja tugevama sõjaväe, et see toimiks heidutusena. Aga veelgi enam, Erdogan on tõesti palju investeerinud teadusuuringutesse ja kapitali kaitsetööstusesse. Just sellel NATO tippkohtumisel sõlmisid Türgi ja Ühendkuningriik $50 miljardi suuruse kaitseleping. See on praegu üks suurimaid tööstusharusid Türgis ja see kasvab kiiresti. Türgi on praegu maailma 11. suurim kaitsetööstuse eksportija ja Erdogani on öelnud, et ta tahab jõuda esikümnesse. Kui juba räägitakse nendest uutest kaitsesüsteemidest, mis võivad Türgisse jõuda, siis Iisrael, Kreeka ja Küpros on kõik ettevaatrikud tugevama Türgi suhtes ning püüavad oma muresid esile tuua. Kui Ankara saab sanktsioonide leevendust, kaasaegsemad hävitajad F-35D tugevama raketikaitsekilbi teraskupliga, siis kuidas see muudab jõudude tasakaalu Ida-Vahemerel ja isegi laiemas Lähis-Idas tervikuna? Seda on raske öelda, sest F-35 ülehelikiirusega hävitajaid on kokku 19 riigil. Türgi on üldiselt nii Erdogani kui ka teiste presidentide ajal olnud pärast Esimese maailmasõja kaotust sõja suhtes väga ettevaatlik. Nad jäid ka teisest maailmasõjast kõrvale, kui sa mäletad. Ja see on hoiak, mida jagab enamik elanikkonnast. Iga valitsus või juht, kes viiks Türgi otsesesse sõjategevusse, muidugi kaudset sekkumist oleme näinud Süüria kodusõjas ja kurdidega, oleks väga ebapopulaarne. Nii et ma ei ole kindel, kas see on niivõrd jõudude tasakaal, kuigi just Erdogan tahab tõesti kindel olla, et Küpros ei kujutaks ohtu ega ka teised riigid nagu Iisrael ei oleks ohuks. Jällegi, ma usun, et see on pigem heidutamiseks kui millekski muuks. Laura Wells, väga tore, et te meiega liitusite. Aitäh, et ühinesite meiega Türgist. Hindame seda.
aitäh!